Varmo Pirgi kunstnikuks saamise teel olid mitmeid soosivaid eeltingimusi. Nii oli ta valumeistrist isa kõrval näinud, kuidas too valas Amandus Adamsoni Tartu vabadussõja mälestussamba Kalevipoeg. Samuti sattusid tema kunstiõpetajaks Erik Haamer ja Juhan Nõmmik. 1961. aastast ilmus Pirgi loomingusse kubismimõjulisi abstraktseid lõuendeid ning kõrgetasemelisi figuraalkompositsioone, millede meisterliku valdamise oli ta kooli ajal ära õppinud oma õppejõult Aleksander Vardilt. Käesolevat teost eksponeeriti 61. aasta Tartu kunstinäitusel, kus Pirk esmakordselt oma uut stiili esitles. Suvist heinategu kujutavas teoses mängib kunstnik intensiivsete värvipindade ja rütmikajoonisega. Pirgile iseloomulikult leiab maali igas mõttelises osas eraldiseisva põneva loo ning nii jutustab ta stiliseeritud modernne teos noortest, kes kolhoosi heinateole saadetuna lisaks värskele maaõhule ka üksteise seltskonda naudivad. 1960. tumedad kontuurjooned ja geomeetrilisi vorme jälgivad jõulised figuurid moodustasid põneva ja hinnatud etapi Pirgi loometeel.